Tšauki! Minu tänane päev on pühendatud keha eest hoolitsemisele. Jõudsin just vanalinna ja suundun nüüd keha stuudiosse. Don't mind my hair. Mul on esimene vaba päev üle pika aja. Me hakkame tegema mulle bioresonantsuuringut. Ma olen siin muideks teist korda, ehk siis kordusuuringul. Me alustame sellega, et me kõigepealt mõõdame ära, kas ma olen aluseline või happeline. Selle jaoks mul on selline imepisike ribake. Ma panen selle lihtsalt endale keele peale. Kujutate ette, mis mu tulemuseks praegu tuli. See roheline täpike siin. Ma võrdlen nüüd seda siin selle torukesega, kus võiks olla. See tähendab, et ma olen 7. Mis tähendab seda, et minu keha on täiesti aluseline. See tulemus on isegi veits üllatav minu jaoks, sest et ma jõin hommiku kohvi. Ma olen viimasel ajal patustanud päris palju erinevate toitudega, mida ma võib-olla ei võiks teha. Sellepärast, aga siiski on see väga nice. Kõik, mis on happeline, on näiteks seened, alkohol, suits, gluteen, piimatooted. Mina muideks nendest ei tarbi mitte midagi. Ma ei tea, kas ma ütlesin juba liha või? Töödeldud liha on siis eriti happeline, aga kuna mina ei tarbigi liha, siis ma olen juba võidumees. Aga selleks, et me saaksime oma protseduuridega algust teha, ma pean pesema puhtaks oma käed. Joon tassi vett. Minu rakud uuenevad ja see on midagi hoopis teistsugust, kui oli mul pool aastat tagasi. Kui ma pool aastat tagasi esimest korda tulin bioresonantsuuringusse, siis mul ei olnud näiteks õrna aimugi, mis on minu allergeenid. Ma sain teada, et mul ei sobi näiteks gluteen ja see võib olla üks põhjus, et miks mu näole tekivad punnid, ehk siis see põletik, millega ma olen maadlenud äkki 3 aastat nüüd. Mul ei olnud varem mitte kunagi mingisugust probleemi, aga tõenäoliselt mu keha lihtsalt oli nagu tann täiega mingilt maalt. Ja ma olen nüüd välja lõikanud gluteeni. Vahepeal muidugi luban omale ühe pitsa, aga tegelikult kõik pasta ja kõik selle ma olen asendanud täielikult näiteks sellise pastaga, mis on tehtud kikerherne jahust täpselt sama maitsega, et mul ei ole mitte mingisugust probleemi enam. Jätkame mu uuringuga sellepärast, et meil on veel väga palju organeid läbi vaja skännida. Kõik, mis siin on valge minu kromosoomides, uuenevad. Põrn, soolestik ja pankreas, kõik uuenevad. Nüüd me hakkame natukene lahti selgitama, siis mis see kõik üldsegi tähendab minu jaoks. Täna siis selgus, et kui varasemalt oli minu elundite võnkesagedus 80–85% vahel, siis nüüdseks pool aastat hiljem, kui ma olen muutnud oma toitumist, on see tõusnud üle 90%. Kuna iga inimese testi tulemused on väga privaatsed ja neid ei ole mitte kuskilt näha, siis mina ikkagi soovin enda tulemusi teiega jagada, et te saaksite aru, miks bioresonantsi uuring on kõigile äärmiselt vajalik ja kasulik. Esimene on nõrgimad süsteemid, teine on võimalikud diagnoosid, 3. on võimalikud komplikatsioonid, 4. kuidas ma saan tervemaks, 5. on varasemad haigused ja haigusprotsessid, 6. on soolestiku mikrofloora, 7. on aluselise ja happelise seisund, 8. toksiinide kogumid, mis oli siis minul nõrgim koht viimati kindla peale. Ja siis on e-ained minu kehas. 10. on minu füüsilised mõjutused, 11. psühholoogiline stress, edasi on minu allergeenid ja sealt tulevad juba mida süüa ja mida mitte. Ja loomulikult ka vitamiinipuudus. Kuna minu testi tulemused olid seekord siis sellised, ehk siis väga head, siis minule teraapiat täna teha ei saagi. Aga kui testi tulemused on kehvemad, siis alati järgneb lugemisele teraapia. Kuna minul siis ei ole siin vaja hetkel teraapiat teha, endiselt mul on probleem oma näonahaga. See ei ole väga tugev põletik, aga ikkagi aeg-ajalt ta lööb mul välja.
ja nüüd me hakkame lugema, et kas me leiame üles selle põhjuse, miks mul on endiselt mingisugused punnid siin näol. Teraapia asemel valime üldsegi mulle infrapunamati. Ma hakkan läbi tegema ühte kuuri, ehk siis ma tulen siia 5 korral, vaatame, kuidas infrapunamatt mõjub minu nahale, sest et see on mõeldud just toksiinide väljutamiseks ja keha puhastamiseks. Ma tahaksin teiega täna jagada näiteks enda allergeene, et mis see bioresonants ikkagi näitab, mis tekitab mulle allergiat. Siin on terve rida erinevaid aineid ja me vaatame need koos üle. Mida ma siit välja loen, on näiteks see, et mida mina kindlasti ei saa süüa, on rohelised oad, gluteen ja lambaliha ja taimedest mulle ei sobi mänd. Ja mis see veel näitab, on näiteks see, et mis on siis minu füüsilised ja tehnoloogilised ärritajad ja hetkel ma näen sellest testi tulemusest, et mulle ei sobi absoluutselt mikrolaine ahju võnked ja seda on endiselt mu kehas väga palju, kuigi mul ei ole absoluutselt tõrne aimik, kus see tuleb, sellepärast et mikrolaine ahju toitu ma ei ole söönud mitte kunagi oma elus. Võib-olla siis, kui ma olin 6-aastane, sellest on möödas üle 20 aasta ja ma ei tea ühtegi inimest, kelle juures mina oleksin viibinud, kes soojendaks toitu mikrolaine ahjus, et endiselt on see protsent väga suur minu kehas. Seega ma pean hakkama ilmselt uurima, kus see kõik tuleb. See segab minu keha. Liiga ere valgus, aga ma arvan, et see siis tuleb mulle salongist, sest et meil seal peavad olema ikkagi väga-väga tugevad lambid, kuna meil ei ole aknaid ja ikkagi salongi valgus peab olema valge. Ühtegi tõsist haigust ega diagnoosi minul ei ole. Masin näitab selle kõik ära. Miks mulle on väga oluline just bioresonantsis käimine, on see, et ta tegelikult annab mulle juhtnöörid, kuidas ma saaksin ennast hoida ja kuidas oma tervist veel paremaks saada. Ja väga hea on see, et ta tihti näitabki ära bakterid ja viirused. Nüüd ma siis alustan oma infrapunamati kuuriga. See ei ole mõeldud ainult minu ilu jaoks, vaid eelkõige ka tervisele. See väljutab kehast toksiine ja paneb rakud uuenema ja alandab kehakaalu. Enne kuuri algust me mõõdame ära mu rasvaprotsendi ja kaalu. See matt näeb välja niisugune, kuhu ma nüüd sisse poen ja mis hakkab siis kuumutama mind ja minu toksiine väljutama. Nii kui programm tegelikult kestab 60 minutit, siis me ikkagi vaatame inimese järgi, kas nii palju on vaja üldsegi olla. Mina hetkel juba tunnen, et mul on varbad täiesti tulikuumad. Mul on väga soe siin. Ma olen ära pakitud täielikult ja ma pistan teise käega mõneks ajaks siia sisse, et mul hakkaksid kõik protsessid tööle ja see siis hakkab sulatama, kuumutab mu nahka, väljutab siis kõik ebavajalikku. Nüüdseks ma olen kokku olnud siin ainult tegelikult 50 minutit. Võiks olla isegi kauem, aga see on minu jaoks piisav. Ma lasin vahepeal kuumust juurde panna, sellepärast, et mul lihtsalt tundus, et oli veits jahe. Ja me oleme jõudnud nüüd sinnamaani, et ma lihtsalt pikutan praegu enda loigu sees. Nagu näha, siis mu nahk on niiske, poorid on avatud. Minu jalad täiesti märjad, see ei ole vesi, see olen mina. See kõik on minu kotikese sees, see on toksiinidega vesi. Minu nägu on täiesti märg. Selg täiesti läbimärg. Ja parim asi on see, et sa saad siin ka rahulikult duši all ära käia, et oma päeva jätkata ilma mõtlemata, et appi, kuidas ma küll niimoodi koju lähen või tagasi tööle või mis iganes. Mina olen väga fresh ja saan jätkata ilusti oma toimetamist. Nii palav on. Nüüd ma astun uuesti peale. Vaatame, mis vahepeal juhtus. Rasvaprotsent kukkus mul 1,1%. See oli siis see 50 minutit mati sees. Minu kehamassiindeks kukkus siis 18,7-lt 18,5-le. Ehk siis arvud kahanesid märgatavalt.